Tervitus! Te vaatate ettevõtlus- ja turundussaadet Impact 8020 ja minu nimi on Kristjan Raude. Täna me räägime juhtimisest. Täpsemalt, juhtimine on ainult välja valitutele. Ja hea ajakirjandusliku tava kohaselt oleme küsimärgi ikka sellele lausele lõppu pannud. Tänaseks saatekülaliseks on ettevõttest Arko Vara Elari Tamm. Tervitus! Lisaks igapäevasel Arko Vara tööle on Elari ka Mainori kõrgkooli lektor juhtimise erialal. Ja lisaks peab ta ka veel oma nimelist elaritam.com blogi, kus jagab väga häid mõtteid. Ma tänan. Ja lisaks ta usub seda, et ettevõtted peavad väga palju vigu tegema, et lõppude lõpuks edukaks saada. Räägi Elari, kas juhtimine on siis ainult välja valitutele ja miks? Kusjuures teatud mõttes on sul õigus. Ta võiks olla nagu kõigile, aga see on nii nagu, et kõik ei otsusta seda kasutada. Et sama võiks öelda, et kõik inimesed on tegelikult mingis osas andekad. Neil on mingisugused anded, mingisugused oskused, mis kuidagi neid defineerivad ja võiks paremini defineerida. Aga nagu ikka, inimene kipub nagu alahindama ennast ja kedagi ülehindama. Ja võib-olla kui me juhtimist vaatame sellises nagu lihtsalt suures printsiibis kedagi, kes otsustab esile astuda, siis tõsi, mitte need ei ole mitte kellegi poolt välja valitud, vaid nad otsustavad ise olla mitte välja valitud. Nii et jah, see on välja valitutele küll, aga neile, kes otsustavad ennast ise välja valida. Hästi. Sa oled ise olnud juhina edukas ettevõtja ja lisaks oled sa viimasel perioodil ka vabakutselise tööd nautinud ja proovinud ja selles mõttes sa oled iseenese juht olnud. Räägi kui juhina, mis on sinu kõige suurem õnnestumine ja ebaõnnestumine? Ma saan öelda, et ma arvan, et kui mul on õnnestunud kasvatada järeltulijaid, kui ma olen juhina mõistnud ära, et millal on õige aeg, et keegi teine tuleb ja suudab midagi edasi viia. Või sõna otseses mõttes kedagi, kes on olnud potentsiaaliga märgata seda ja hakata sinna panustama. Ja siit võib-olla tulebki see sama punkt, et tegelikult ega juhid ei sünni lihtsalt nii lambist. Tähendab, sünnivad küll, keegi Maxwell on ilusti öelnud, et kui küsimuse peale, kas juhiks sünnitakse, siis ta ütleb, et kas te olete näinud mõnda juhti, kes poleks sündinud. Et kõik sünnivad. Aga ma tegelikult usun, et me suurim õnnestumine on siis, kui ma suudan tegelikult kasvatada uusi juhte. Ja mõne on suutnud. Ja ebaõnnestumine? Ebaõnnestumine võib olla see teine pool, et ebaõnnestumine nagu fataalselt. Ma arvan, et fataalne ebaõnnestumine ongi see, kui ma olen nagu alla andnud. Ja pärast tuleb välja, et tegelikult liiga vara andsin või lõpetasin ära näiteks mõnda inimese uskumise. Kannatus sai otsa. Jaa, et siukene, ma ei jaksa, aga tegelikult oli see mingi enda suur probleem või ka väga sageli ego küsimus. Et ma arvan, et üks selline fataalsemaid ebaõnnestumisi minu elus, kus ma olen pidanud rohkem õppima, on see, et kuidas panna oma ego tahapoole ja siis nii potentsiaalse juhi või kliendi või kellegi oma ettepoole. Peale see valiku ja otsustamiskindluse, kas on veel midagi, mis on need 20% tegevusi juhil, mida sa kindlasti kui juhtimiskonsultandina oled soovitusi andnud, mis tegelikult moodustab juhi edust 80% ehk siis enamiku? See on väga lihtne tegelikult, et 80% juhte keskenduvad tegelikult protsessidele, ellujäämisele, hakkama saamisele, ära tegemisele ja väga väike hulk inimesi keskendub tegelikult kultuurile. Aga kultuur sööb hommikusöögiks strateegiat. Ja seetõttu tuleks nagu pigem keskenduda kultuurile. See tähendab sellele, et mis on okei meie äris. See tekitab küsimuse, kas meie äri on selline, kus koosolekud toimuvad. Kas üldse on koosolek, kas see on selline kultuur. Teie kultuur on siin sokikultuur, mulle õudselt meeldib, et kui te vaatate, eks ole. Ma panin kohe edevad sokid jalga selle pärast, et see on äge.
kas teie kultuuris on okei karjuda üksteise peale koosolekul, et tõuseb püsti ja lähed näost punaseks. Tähendab, see kultuur tuleks nagu luua ja see on sageli just nagu juhi ülesanne. Et meile meeldiks teha ära, meil on nagu kiusatus minna seda teed, et lahendame ära praegu kiired asjad ja küll me kunagi hakkame õiget kultuuri viljelema. Siis, kui meil on piisavalt raha ja siis, kui me oleme piisavalt tuntud. Aga see on vale ahvatlus. Nüüd tõenäoliselt meie saatevaatajate hulgas on ka juhte või noori juhte, kes on alles oma esimestel aastatel. Mis on sinu soovitused, kuidas moodi nad leiaksid iseennast kui juhina? Me räägime juhtimisstiilist. Meil on maailmas väga palju näiteid, kus kohas üks on väga totalitaarne juht, teine on väga inimeste juht, kolmas on väga protsessi juht ja tegelikult kõik päeva lõpuks võivad olla head juhid. Väga lihtsalt võiksin öelda nagu stay humble ja stay hungry. Et oma päevi tuleks ikkagi alustada selliselt, et kui sa oled, ma ei tea, tippjuht, siis need klaaslaed tulevad nii kergesti nagu vastu. Et mina soovitan seda, et need klaaslaed tulevad, et see mingi hetk saad liiga palju kiitust ja sa oled ikka jube tubli, siis see on juba esimene klaaslagi ja ma ei räägi kiituse vastuvõtmisest. Ma räägin sellest, kus sa tegelikult ei ole enam haavatav. Ma soovitan noorele juhile jääda haavatavaks, mitte kõigile ja mitte alati. Aga kui me ei ole enam haavatavad, siis me ei oska enam näha inimesi. Tegelikult haavatavus tähendab inimene olemist, aga kui juht muutub selliseks generaaliks, siis see lagi on ees ja tegelikult nagu Maxwell ütleb, et tegelikult juht on siin, siis inimesed põrkvad süstemaatiliselt tegelikult selle sama ühe juhi nagu pihta, tema kasvu pihta, et ära jää nagu oma inimeste arengule ette lihtsalt sellepärast, et ma ei tea, et sa oled palju saavutanud. Tänapäeva juhtide üks selline päris suur väljakutse on see, et nad lähevad koju, juuksed kasvavad halliks ühe küsimuse pärast, kuidas paganama pärast ma neid tänapäeva noori pean juhtima? Number 1 võiks olla see, et ära lähtu sellest haridusest, mida sina oled saanud. Sellepärast, et nemad on uue hariduse lapsed. Nad ei ole seda saanud, neil ei ole isegi neid kogemusi. Sa võid rääkida ju, ma ei tea, minu ajal oli niimoodi, eks ole. Täpselt. Keegi on tegelikult lahedalt öelnud, sul tuleb minna ta tasemele. Sul tuleb minna ja küsida, mida mõtleb 23-aastane noormees, kes on niihukene rüblik müügis, et annab olla ja kohe tahab kätte saada. Sa pead õppima teda tegelikult ju nagu suunama ja ennast juhtima. Mitte, et sa ei hakka teda juhtima, vaid sa õpetad teda ennast juhtima. Et võib-olla mitte, et me ikkagi ei anna neile nagu hulganisti, et juhtimine ei ole ikkagi lõpuks selle kala kätte andmine, et ta on lõpuks ikkagi palju õnge kätte andmist, et nad iseseisvuks ja õpiks vastutust võtma. Ja kui sa küsidki, kas 20-ndates noored on nõus vastutust võtma, siis muidugi on asjade eest, mis on väärtuslikud, mis on olulised ja mille suhtes nad ütlevad ja, ma tahan ka seda. Aga kui sa kedagi suunama, sundima, siis me ju teame, et siis tekib mäss ja ütleb, et kuule, tee ise. Kuidas juht saab kõige paremat tagasisidet oma tööle? Keeruline see sellepärast, et sa ikkagi pead olema piisavalt enesekriitiline ja jällegi humble, et küsida. Kõige parem viis saada tagasi on küsida. Küsida, mis te arvate minust, kuidas ma juhina hakkama saan. No olgu, nüüd mõni küsib selle ära, ütleb, et ma arvan, sul on vale. Mäletad, jälle me jõuame tegelikult juhi hoiaku juurde. Et kui juht tegelikult on tiitliga juht püüab nagu kätte saada mingit väärtust, mis on nagu inimestest eemal. Nimetame see sama raha väärtus, et kuulge, eelarve peab täis olema. Nüüd ma ei räägi, et eelarve ei pea täis saama. Ma lihtsalt räägin, et eelarve tuleb pärast inimesi. Ta on nagu tagajärg sellele, et me lõime kultuuri ja saime inimestega hakkama. Ja ma olin ka piisavalt enesekriitiline küsida, kuulge, kuidas ma hakkama saan. Ma lihtsalt mäletan hiljuti ühte küsitlust, mis ma tegin oma inimeste seas, saatsin laiali. Ja ma ei ole absoluutselt ideaalne juht, absoluutselt kaugel sellest. Aga seal oli nagu tunnustust, aga seal oli ka õpetust. Näiteks üks inimene ütles, et ma küsisin seal, et kas sa oled 7 päeva jooksul saanud minult hea töö eest tagasisidet. Ja hea töö võib olla ju suhteline, mis eeldab seda, et ma märkan. Ja ta oli pannud 10 palli skaala mulle 2. Ouch! Nüüd ma läksin selle inimese juurde ja tegelikult ma ütlesin talle, et ma väga vabandan, ma ei ole märganud. Ma tõesti, ma olen nagu siin protsessi sukeldunud praegu, olen siin asju korda, et me laieneme, teeme seal siukseid asju. Et ütlesin, aitäh, et sa tulid mu juurde, et ma ütlesin, et aga jaga minuga, mis see oli.
mulle tundus, et selle vestluse tagajärjel lihtsalt muidugi ma pidin ja pean süstemaatiliselt jälgima seda, et ma ei ole kellegi ülemus. Ma ei ole kellestki üle, ma olen pigem treener ja suunanäitaja. Aga ma loon kultuuri ja ma ütlen, mis on okei ja mis ei ole okei. Ja selle järgi saavad inimesed valida, et kas see juht, ja see on parim tagasiside, siis kui kõik, ütleme siis nii, et kui kõik lahkuvad mu juurest, siis suure tõenäosusega ma pean peeglisse vaatama ja mu elus on seda kord ka juhtunud juba. Öeldakse, et inimesed tulevad ettevõttesse töö pärast ja lahkuvad juhi pärast. Absoluutselt ja ma ütlen, ma olen seda kogenud oma elus, kus millegipärast näiteks kõik minema ja minu arvates ei olnud see okei ja ma olin pettunud. Aga mida see tegelikult pani tähele, aga ma pean tunnistama, ega ma ei hoolinud ka oma inimestest. Ma ei hoolinud ja ma arvan, et kõige suurem ebaõnnestumine mul juhina ongi olnud siis, kui ma ei ole inimestest hoolinud. Lähme juhtimistasemelt järgmisel tasemel peale. Kui sa oled ettevõtte omanik ja sul ettevõtte on kasvanud selliseks, et oletame, sa oled ise olnud juht ja ühel päeval mõtled, et aitab, ma lähen nüüd juhatusse või nõukokku või vabakutseliseks või mis iganes. Kuidas moodi sa leiad oma ettevõttele hea väärilise juhi? See on tegelikult kultuuri küsimus, et kuidas leida sarnase kultuuriga inimest, ega see väga lihtne ei ole. Kõige parem oleks ikkagi juhte kasvatada, et nad tuleks meie ettevõtete seest. Meil on aeg-ajalt võimalus võtta ka värsket verd, aga siis me peame olema kindlad, et ta kannab samu väärtusi. Tal on sama DNA, ta on sarnane. Et ma ei kiirustaks mitte mingil juhul, sest ütleme seesama ütelus, et inimesed liituvad organisatsioonidega lahkuvad juhtidest, ju kehtib ka siis. Et kui sa tegelikult pead oma ettevõttele valima täna juhti, siis pigem vaata oma ettevõttes ringi, küsi, kes võiks olla nõus võtma vastutust, kes on nõus tegelikult ka ebaõnnestuma sellest tiimist. Kes saab aru, et kui tulevad rasked ajad, siis ta ütleb, kuule, ma arvasin, et see on palju lihtsam. Keegi, kes kannatab sellist pinget, keegi, kes ei otsi au ennem ebaõnnestumist. Ehk siis ma vaataks ettevõtte sisse ja kui ei ole, siis tõesti vaataks, profileeriks seda nii, et kes ka annab samu väärtusi. Mis su soovitus on allikate suhtes, kui sa peaksid ühe väga konkreetse allika võtma andma juhile? On see portaal, on see ajakiri, on see artikkel, raamat? See üks? Jällegi, ma tegelikult ei taha peitu minna. Ma arvan, et me vahest läheme selle ühe asja taha peitu, et tegelikult ei ole ühte asja, mis sobib kõigile. Aga meil on jätkuvalt eesti keeles väga palju häid raamatuid. Ken Blanchardi raamat One Minute Manager, 1 minuti juht, ammu läbi müüdud, aga raamatukogus saadaval, eks ole. Siis Ed Catmulli raamat Loovuse kompanii. Uskumatult head, lihtsad raamatud, mida lugeda ja nii edasi. Stephen Covey raamat Väga efektiivse inimese 7 harjumust. Väga vana raamat, klassika, sa ei loe teda lihtsalt niimoodi õhtujutuks, aga midagi, mis aitab sul tegelikult oma saagi paremini teravana hoida. Räägime sinu saest. Oma noore elu jooksul oled nii mõndagi korda saatnud. Mis on sinu isiklikud 20% tegemisi harjumusi, mis on toonud sulle 80% sinu edust? Ma arvan, et minu 20% täna, millele ma väga teadlikult keskendun, on see, et kui mul on vestlus, siis ma tahan kohal olla. Kas mul see alati õnnestub? Ei. Nii palju on asju, mis tahab peale tulla, see sama nutitelefon. Okei, Elari, kas ma tahan siin korraks segada? Mul on küsimus sulle, eks ole. Ja siis see tähendab nagu süstemaatiliselt, aga miks see nii on? Seepärast, et mida rohkem ma inimestesse keskendun, sest nemad on need, kes astuvad esile, teevad iga päev ära raske töö. Kui ma keskendun neile, usun nendesse, panustan neisse, aitan neil luua mida? Struktuuri. Vahest ka esitan neile väljakutseid, ütlen, et minu meelest sa suudab paremini. See eeldab seda, ma olen kohal nende jaoks. Ma ei pea füüsiliselt kohal olema, aga iga kord tuleb põlevad ja keegi on ka kodus. Kui saatevaatajad peaksid sinu tegemisi, toimetamisi tahtma lähemalt jälgida, sul on oma blogi, elaritam.com. Kas on veel mingid kanaleid, mida sa soovitaksid neil jälgida? Tegelikult ei ole, et ma ütlengi kõik välja oma blogi vahendusel, mis mul hinges ja mõttes on. Et kui keegi on huvitatud, siis minu kodulehelt leiab mind ja ma soovitan alati subscribe ida, sellepärast et need kirjad, ma saadan alati sotsiaalmeediasse ka laiali, aga ma seal võib-olla olen kaootilisem kui oma blogi lugejatele ja ma väga tänan kõiki oma blogi lugejaid, sellepärast et ma olen nüüd kirjutanud aastast 2012
ja mina olen saanud päris paljude inimeste ellu rääkida. Väga erinevatel teemadel. Aga nemad räägivad tagasi. Üks saatis mulle kirja, et ta lõpetas suitsetamist sellepärast, et ma blogisin. Aga ma pole kunagi kirjutanud sellele, et ära suitseta. Lihtsalt ta ütles, et Elari, sul oli üks blogi sellest, et kuule, ütle 9 korda ei ja jäta üksi ja okei. Kui see mõjub sulle nii, siis ma tegelikult ka, mul on väga hea meel. Absoluutselt. Kui sa peaksid homsest jätma oma tänased tegemised tänasesse tööalased tegemised ja liikuma edasi täiesti puhtalt lehed, täiesti uues keskkonnas, valdkonnas ja nii edasi. Ja sul on järeltulija. Ja sul on järeltulijaga kohtumiseks aegu 1 minut. Kuidas sa selle 1 minuti veedaksid ja mida sa talle ütleks? Ma ütleks talle, et hooli oma inimestest, aga hooli iseendast ka. Nagu pane teiste eelistused küll enda omadest ettepoole, aga see ei tähenda, et sa mõtled endast vähem. Nagu hoolitse inimeste eest ja enda eest ka. Ja seda peaks kõik juhid tegema, et juhtimine, kus kõik teised saavad poputatud ja ise jõuad koju ja oled niimoodi, siis võiks küsida, et mis sind täidab, mis annab sulle jõudu jätkata ja meil on vaja täna juhte. Meil on vaja täna liidreid, kes astuvad esile, on täis jõudu ja energiat ja muideks kõige inspireerivam juht on kes? Entusiastlik juht. Just. Nii et sul peab olema powerit. Väga hea. Suur tänu sulle nii palju saatesse tulemast. Minu rõõm. Väga inspireerivaid ja entusiastlikeid mõtteid meiega jagamast. Ja suur tänu sulle ka vaatamast. Jäta meelde siis. Ja avatuks, ole haavatav, hooli inimestest, hooli samamoodi ka iseendast. Kui sulle see saade meeldis, ikka aita meil seda levitada, liitu meie uudiskirjaga samamoodi ja näeme juba järgmine kord. Tšau!